Hea vaataja ja kuulaja, tere tulemast taas tagasi meie pisikestesse konverentsi tutvustavasse klippidesse. Tere. Täna on meil külas Asse Sauga ja Asse on krüptoraha ekspert. Tere Asse! Tere. Nagu sa võid arvata, tänased küsimused keelevad krüptoraha ümber. Ütle mulle Asse sellist asja, ma ütlen sulle väga siiralt. Ma ei ole teinud mitte ühtegi tehingut täna oma elus krüptorahaga, ehk siis digirahaga, nagu seda kaasaegselt nimetatakse. Ma ei ole investeerinud, ma ei ole krüptoraha kuskil kasutanud. Ütle, kas ma olen ajast maha jäänud? Ei, veel ei ole, ma arvan, et on võimalus ja mida aeg edasi, seda laiemaks võimalus läheb, et ma siiski kutsuks krüptorahaks, sest digirahal ja krüptorahal on väike, Mis erinevus? üsna suur erinevus. Digirahas ei ole siis krüptograafiat kasutatud sellistes väga strateegilistes võtmekohtades, kus krüptorahal jällegi on kasutatud seda. Aha. Kas see digiraha on kuidagi see arvutiraha või arvutimängude raha, see on digiraha? Ja, see on digiraha nagu hästi üldine nimetus ja kõiksugu mingisugused ostukrediidid, ühesõnaga kõik väärtust kandvad mingisugused ühikud, mis digitaalses võrgus liiguvad, kõik see on digiraha. Krüptoraha ongi nagu võib-olla alamvaldkond ja spetsiifilisem valdkond. Ja see, mida ma oma pangakontol näen, see ei ole digiraha? No ta tegelikult liigub ka sinna digiraha alla, et ta on ikkagi digitaalne väärtust esindav number, ehk siis digiraha ja kõik mängurahad ja kõik need on ka digirahad. Nii et sa ütled, et kõik meie kuulajad ja kaasa arvatud mina täna ei ole veel rongist maha jäänud, et põhimõtteliselt on aeg ennast kurssi viia. Jah, viimane aeg. Selge, viimane aeg ennast kurssi viia. Väga hea. Kui ütle Asse, sinu nägemus tänasest krüptoraha turust, et Bitcoini teemat me teame kõik on ja sellest on nii palju räägitud. Peale selle on veel üle 600 krüptoraha. Et mis see džungel endast täna kujutab, et on see üldse hoomatav džungel? No mida aeg edasi, seda keerulisemaks see hoomamine ka läheb, et see pilt läheb kirjumaks ja tegelikult on neid ikka võib öelda, et umbes tuhandeid, üle 1000 kindlasti erinevaid krüptorahasüsteeme. Ja aga see turuhind, see on tegelikult jällegi üks statistiline number, see tegelikku väärtust ei näita, et kui me vaatame, mis taustal toimub, siis tarkvara arendusmaht on pidevalt suurenenud, inimesi tuleb juurde sinna kogukondadesse, kes arendavad neid süsteeme edasi. Kasutatavus on paranenud, kasutusmugavus on paranenud, kasutusstatistika või nagu kasutustihedus on kas siis pigem sama või pidevalt suurenenud olenevalt süsteemidest. Et põhimõtteliselt ainus number, mis vähenenud on kogu selles ökosüsteemis ongi siis avalikul turul kaubeldav hind, mis on ka suuresti nagu spekulatsioonide pärusmaa. Ütle, kuidas usaldusega on, et minu jaoks, ma ei ole sellepärast teadlikult midagi teinud, sest ma ei usalda. Ja ma ei usalda seda sellepärast, et ma ei ole kuulnud nagu midagi head, sest kõik, mis minu kõrvu jõuab, on jälle mingi mahinatsioonidega, mingite kelmustega, trikitamistega seotud, et kuidas krüptoraha usaldusega nagu on see tõusvas, langevas trendis? No kui suurt pilti vaadata, siis ta vaikselt pidevalt kogu aeg tõuseb, aga kui nagu väiksemast, kui nagu natukene sisse zoomida, siis ta käib niimoodi lainetena üles alla. Et selle usalduse puhul on hästi oluline see, et kas me hästi oluline küsimus on, et kas me usaldame isikut või isikute gruppi ja nende otsuseid või usaldame kõigile üheselt arusaadavalt keelt, matemaatikat, mida saab verifitseerida, millele kõigile on ühene nagu neutraalselt pinnalt siis ligipääs, kõik saavad kontrollida, kood on avatud. Et minu jaoks tähendab see oluliselt suuremat usaldust kui kuskil tagatubades tehtud otsused fiskaalpoliitika, rahanduspoliitika osas näiteks. Sealt sa tõmbaksid paralleeli blockchaini temaatikale kindlasti.
blockchain ongi see võtmetehnoloogia, mis krüptoraha taga. ma olen seda blockchaini teemat kuulnud kõikidel konverentsidel, vahet ei ole, kas see on IT, finants, juhtimine, igal pool on blockchain teemaks on ju, et ma saan aru, see täna on midagi, mis on krüptorahandusest tulnud, aga mida kantakse siis nagu tehnoloogiana üle nagu teistesse valdkondadesse. Ja miks see nii ongi selle sama usalduse pärast, et blockchain iseenesest on usaldusteenus, mille tagab siis matemaatika. Väga hea. Kuule, ütle konverentsile, väärtuste tulevikku, noored tulevad, mida sa neile seal jagad, miks peaks tulema? Ma räägin, mis krüptorahanduses seis praegu on ja mis tulevikku toob ja kindlasti tasub tulla inimestel, kes teavad enda väärtust, kes väärtustavad enda tulevikku ja teavad, kuidas seda ka luua või tahavad teada, kuidas seda luua. Et ma arvan, et see konverents on kindlasti neile. Ehk siis kõigile kuulajatele, vaatajatele, üks osa tulevikust, nagu ma saan aru, on päris kindel selles, on krüptoraha ja parem oleks, kui sa oleks selle teemaga nii hästi või halvasti kursis, kui vähegi suudad, sest et pääsu vist sellest ei ole. Ei, et see läheb igale poole meie eludesse, tuleb vaikselt sisse. Selge. Tehnoloogia. Aitäh sulle, Lasse, tulemast. Sinuga kohtume, sinu ja kõikide teistega kohtume juba konverentsil väärtuste tulevikku. Näeme seal.